see ongi täielik õudusunenägu. Ma usun, et keegi on saanud kuuli. Sinna kohta. Tundub, et mees sai just kuuli pähe. Ja kui šerifi asetäitjad kohale jõuavad, leiavad nad 2 inimest surnuna. Anna Child ja tema uus poiss sõber. Katlusalune on ei keegi muu kui Anna võõrdunud abikaasa. Pidades neid õigusi meeles, soovite te nüüd meiega rääkida? Ei, aga siis midagi muutub. Ma räägin teile kõik ära. Ma räägin tõtt. Teate, see on valus. Ja see, mida ta järgmisena ütleb, muudab kõike. Mina olen Anja-Net Leevi ja see on Law and Crime. Enne kui ma selle uskumatu tõsise juhtumi juurde lähen, tahan ma teile rääkida ühest meie partnerist, tänu kellele saame teile neid juhtumeid tuua. Upside on rakendus, mis annab sulle raha tagasi asjade eest, mida sa kogu aeg ostad, nagu kaasavõetav toit, kütus ja toidukaubad. Nii töötab Upside. Sa laed alla tasuda rakenduse, võtad pakkumise vastu ühes asukohas ja maksad oma krediitkaardiga. Kinnita see ost ja kohe näedki, et saad raha tagasi. Näiteks, kui mul on ühel õhtul isu pitsa järele, otsin Upside'i pakkumisi. Pärast kulutamist ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Upside'i sagedased kasutajad teenivad tegelikult keskmiselt $254 aastas tagasi. Seda ei saa ületada. Nii et raha tagasi saamiseks klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri ekraanil olevat QR-koodi ning kasuta meie sooduskoodi CrimeFix, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni pealt lisaks 25 senti tagasi. 2 perekonda Washingtoni osariigis leinavad. Nad leinavad armastatud ema ja armastatud isa. Nad tapeti hetkega. Õiguskaitseorganite sõnul oli nende tulistajaks ja tapjaks endine kaaslane, kes keeldus lahti laskmast. Anna Child oli 46 aastane ja kahjuks oli ta abi otsinud, käinud isegi kohtus ning saanud kaitsemääruse. Aga sellest ei piisanud. Anna ja tema uus poissõber Jason Hildy, samuti 46 aastane, leiti selle aasta alguses mahalastuna. Oli 24. märts 2026, veidi pärast kella 7 õhtul. Masoni maakonnas tuli sisse kõne, mis paneks iga korrakaitsja adrenaliini tõusma. Delta-tiim ja 33 usun, et keegi on saanud kuuli. Liigume sündmuskohale. Asume sündmuskohale. Raadio 107, see on etapp 8. Raadio 107 me kaasame kogu maakonna ja ka riigi reageerima. Ma usun, et naaber tulistas poissõbra ukseavas surnuks. Kiirabi on teel. On kuulda veelist lasku. Väga lihtne. Kas saaksime ka 400 ühiku, et jälgida võimalikke kergeid sõidukeid? Me hakkame kohe oma ajajooneni jõudma. Kas sa kuuled mind? Juhuks, kui tiikonnas on mõni sõiduk, anna meile lihtsalt teada. Anna teada. Oleme nüüd 101 peal. Oota lihtsalt, kuni sõiduk on valmis. Tere, see inimene. Vaiges veopis. Meil on veel üks. Kuule, me oleme teel käimas olevale tapmisjuhtumile. Sa peaksid ilmselt sisse tulema, mida ma arvan. Tundub, et mees sai just kuuli pähe. Põgeneb valge Ford. Toimus mõrv ja kahtlustatav tulistaja põgenes valge veoautoga. Tere ülemus, siin Gwen. Tere, tahtsin lihtsalt teada anda, et oleme teel värskelt toimunud mõrvapaika. Keegi sai just pähe lastud ja on surnud. Ma ei ole veel sündmuskohal, seega mul pole palju detaile, aga kahtlusalune põgenes valge veoautoga. Kahtlusalune on Robert Child. Ohver on Jason kuskil Kamehameha Drive'i kandis. Tahtsin lihtsalt teada anda, et oleme teel sinna.
see on mu esimene väljakutse, nii et veel mitte. Olgu. Praegu sündmuskohal olevate teatajate sõnul jooksis naaber kohale ja seisab selle mehe juures, keda tulistati. Jah, öeldakse, et pool tema peast on kadunud. Vaidlus ja püssilasud ja siis inimene põgenes, aga tegelik lask. kõik on appi kutsutud. Naaber kuulis laske ja helistas hädaabinumbrile. Seiske minu eest eemal, tal on relvakabur, ta on samuti seal, te jõuate just õigel ajal kohale. Liige ta politsei juurde. Seda ma ei tea, kas sa saad selle saata, kuula mind korraks. Ma saan kõne. Riiga, hästi, aitäh, härra. Võta lihtsalt minu eest kõne vastu. Jah. Nüüd, kui see on aadress 161, on meil seal kindlasti korraldus kätte toimetada. Meil on miss. Et seal kätte toimetada või tegime seda, jah. Meil on raskusi selle mehe leidmisega. Proovisime talle kätte toimetada umbes 8-9 korda. Üks autonumber meeles olla. Kui me kohale jõuame, võtta kaasa vähem surmav relv. See, millega sa kõige paremini ja mugavamalt tunned. Olgu. Mine võta prügi. Olgu. Nagu see sireen, jah? Täpselt nii. Sõida natuke edasi teele. Just sinna. Vaatame nüüd. Just seal ukse avad, just seal. Ta on surnud. Kas nad teevad oma töö? Hästi. Hästi, minuga on kõik korras. Kelle iganes auto see on, me kasutame seda liikuva varjena, et saada parem vaade majale. Minuga? Melise? Ei, teine auto. Kelle auto on selle taga? Rahu. Me lähme kohale. Kasutame seda liikuva varjena. Kuule, palun mine sisse. Kas sul on neid nakateid teise auto jaoks? Ei ole. Auto teisel poolel. Ava see oken, jätta korner. Mine auto teisele poole. Tulen üles. Olgu kutid, meil on vaja 2 inimest taha liikuma, kui saaksime kilbi taha viia. Nii, härra, okei, jätame 2 inimest siia välja. Hoidke silma peal selle garaažil. Proop, kui soovid siia välja jääda. Stone, kus tahad siia välja jääda? Okei, Ivy, sul on. Mis? Vindpüü? Jaa. Okei. Kas sul on kilp? Jah. Ma kattan sind. Kas sa saad mulle kilbi tuua? Jah. Ja sa saad selle alla laadida. Sul on püstol. Scott, kas te saate turvaliselt taha liikuda? Hästi. Ja kas sa saad teise auto samal ajal üle vaadata? Kas sa näed seda? Olgu.
mõlemad. Sa nägid, et naaber oli käeraudades. Siis liikusid šerifi asetäitjad maja poole, kust lasud tulid. Stone, me tuleme teie ette. Raadio, toonin 7. Hakkame maja läbi otsima, kui saad lihtsalt. Hoidke kokku, poisid. Eesukse juurde. Riis. Rahulikult ja aeglaselt, poisid. Masoni maakonna šerifibüroo! Kui olete sees, andke endast märku! Masoni maakonna šerifibüroo! Olete majas sees, andke endast märku! Hästi, pane see keskele! Kogunege. Rahulikult, poisid. Meid on parem, aga suksi on. Kapiuksed külgseinas. Kas saad mind relvaga katta, kuni ma sinu eest läbi lähen? Jah? Mul ei ole seda veel. Vabandust. Ma lähen tagasi. Sain aru. Tõmba siia. Mina lähen vasakule, sina mine paremale. Siin on puhas. Siia sisse. Lõpeta raporteerimine. Puhas. Olgu, hüppa välja ja tagasi. nii, õige kellaaeg, salvestus käib. Ivy. Jah, täiesti vasakule. Jah, see on selle madratsi taga. Seal. Mine koridori ja Ivy ja mina läheme paremale. Sheriff Amet, kas keegi on sees? Andke ennast märku! Siin on puhas. Majas leiavad šerifi asetäitjad Anna Childi ja tema uue poissõbra Jasoni. Nende nimesid kuulsite varem raadiosides. Anna ja Jason on mõlemad surnud. Ja peamine kahtlusalune on Anna võõrdunud abikaasa Robert Child. Okei. Ei, aga... Lihtsalt pulssi ei ole. Jah. Üsna ilna. Mul on keegi, kes paneb üles kuriteopaiga piirdelindi. Mul on keegi, kes saab ka kuriteopaiga logi pidama. Keegi teeb fotosid. Kas ma olen midagi unustanud? Detektiivid teavad, ülemus teab. See põleb sisse. Šerifi asetäitjad alustavad ulatusliku inimjahti ja vähem kui 24 tundi hiljem saavad nad Robert Childile parklas jälile. Tere hommikust! Kas sa saad sellega hakkama? Ma kompasin ta läbi. Mida ma poleks teinud? 562-7 ma aeglustan neid. 035 hoia kinni. Jätka, hoia kinni! Yes. 567, mis see oligi? Korda? Vaata lihtsalt otse üles, sõber. Aitäh! Õhku võib avada, lisateateid pole. Sul on siin tasku. Ma ei tea, see ei ole minu oma. Sul on siin tasku. Ma ei tea, see ei ole minu oma. Kui Robert Child on vahi all ja patrullauto tagaistmel, on aeg šerifi asetäitjatel uurida, kas ta on valmis rääkima. Ma olin teel jaama. Mis see on? See... That car over there. I was heading to the station. Vaata seda. Sinna poole. Tee, saab neile teada anda. Jaa. Tere, Robert, sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kasutada kohtus. Sul on praegu õigus rääkida advokaadiga ja lasta tal. Olla sinu juures ülekuulamise ajal. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Sa võid igal ajal otsustada neid õigusi kasutada ning mitte vastata küsimustele ega anda ütlusi. Kas sa saad igast neist õigustest aru? Ma olen need sulle selgitanud.
Neid õigusi teades soovid sa nüüd meiega rääkida? Aga mõnikord asjad muutuvad ja antud juhul muutusid need kindlasti. Ametnikud juhatasid Robert Childi ülekuulamisruumi. Koostade raport. Kas te saaksite mantli siit ära viia? See on põrgu. Ma ütlesin tagasi üles ja siis vaatame See on siin sees. Robert Child tunneb end ebamugavalt ja ta ei hoia end tagasi, kui annab sellest politseinikele teada. Mulle selle pool. Kuidas sul läheb? Ma õrad on nii valusad, et ma ei saa isegi tõusta püsti, lähme aitame sind diivanile. Jah, kas sa saad püsti tõusta? Kuhu sa lähed? Jah, mul on milis paigast ära. Lihtsalt ütle neile, kui... Mitu kuud, millised? Hästi. See siin käis just operatsioonil. Pärast tagasi, nii et menisk mulle. See meeldib. Ma olen 60. Kas sul tehti ka põlvel meniski operatsioon? Ei, see oli täielik rekonstruktsioon. See on karmas. Ma tean, et ma ei vääri siin juhtunu pärast kaastume, aga see oli enesekaitseks. No, kellest me räägimegi? Et ma tegutsesin ilma põhjuseks. Ma pole kindel, et ma sellest lihtsalt välja saan. Ei, sain alles järgmisel päeval aru, et olin tegutsenud. Ja ma mõtlesin, et seda ei juhtunudki. Ma räägin sellest. Ma olen praegu oma elus hullult täiustusest. Ma armastan teda nii väga. See on üks päev, et üle lõdemaks saada. Lõpuks otsustab Robert Child end avada. Tahtsin lihtsalt sulle teada anda, et su pere teab, et sa oled väljas kulutu. Rääkisin sinu poja Junioriga jutas. Jah, ta oli lähe hästi. Aga ta ütleb, et ta on armas poiss. Ma tean. Ma kuulnud selle päeva kohta imelise asja. Igatahes armas poiss. Ta lendab end hästi. Jah, ta oli väga mõnest. Nii et nad olid kergendunud, kui said teada, et sa oled väljast lohtu. Meie juures oled sa väljast lohtu. Nii et ma räägin sulle, mis juhtus. Kas sa tahad alustada alguses? Kuule, enne kui sa seda teed, Rob, ma pole selles päris kindel. Aga ma muretsen, et sa tuled sellesse sisse. Ma ei tea, kas sind on nõustatud või oled sa oma esindajaid nõustanud või midagi sellist. Jah, oled. Nii et sa saad nõustada. Oma kataloogi sees. Me kõik oleme siin, et sind aidata. Soovime seda vestlust jätkata ja sulle kõike selgitada. Ma räägin tõtt. Isegi kui see on valus. Umbes aastatel 2024-2025 hakkas Anna varastama ettevõtte raha, pidutsema ja tarvitama narkootikume. Nii et raha hakkas kaduma. Meil oli lõpuks 2 kaotust. Esimest korda üldse. Aastal 2025 ei suuta ma täita. Lõpetatud leping. Ma võtsin raha välja. Meil polnud raha, et see lõpuni viia. See lõppes 2 kaotusega. Ma ei saa aru, mis toimub. Aga siis sain teada, et tema ema käskis tal hakata võtma seda amidöktüliini. Ja siis ma hakkasin uurima sadu videoid naistest ja meestest, kes kaotavad oma perekonnad, abikaasad, töökohad. Ma ei teadnud sellest abist midagi. Keegi ei pidanud minuga nõu enne, kui ta seda võtma hakkas. Ja ma arvan, tema tegi seda meelega. Sest ta vihkab mind. Laps räägib edasi loo Annast. Ma kuulsin teda tüdrukutega rääkimas. Ütles mulle, et nad õpetasid talle, kuidas raha saada ilma töötamata.
no mõtled riigib või kus iganes, kes iganes ütles, kus iganes, Fred Meieris. Ja juba tööle minemata tahtis ta raha saada. Nii et tüdrukud seal tema töövaaslased õpetasid talle, kuidas seda teha, eks. Igatahes. Ma ei mõelnud sellele eriti, sest ta oli kogu aeg oma äriga ametis. Ma olin seal väljas ja juhtisin ettevõtte tööd. Nii et mida sina teed? Oli oma ettevõttes Outcome Construction. Ja mitte töö. Fundamendi tüüpi asjad. See pole minu. 39 aastat selles äris, okei. Kui me esimest korda Annaga kohtusime, Eesti 40 000 kuus. Ja see oli tema jaoks põnev. Ta oli palju ilusam ja noorem kui mina. Ma teeb mängu ja võta välja. Ja lõpuks hakkasin ma teda väga armastama. Tead. Ma tean, et seda on raske uskuda. Arvestades, mis just juhtus. Asi on selles, et pärast 9 kuud abituriniini peal olemist ei hämmastu mu naine mind enam pääst. 21 aastat. Okei. Ja ma hakkan nägema, kuidas ta minema libiseb. Nüüd ma saan aru, ma olen vigased. Ja ma laman diivanil ja lähen paksuks. Ja ma mõtlen kõiki neid ebakindlaid asju, nagu äkki ma ei ole atraktiivne ja toiksid pidada paremat. Ja see tegi mu naidet, nii et ma ütlesin talle ebaviisakaid asju. Aga ma ei tõstnud tema vastu kunagi kätt. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Aga tema väitis, et ma tegin seda. Ta väitis ka, et ma panin relva oma pea vastu. Teda ei juhtunud samuti kunagi. Nii sai ta selle lähenemiskeelu valeväidete alusel, valede süüdistustega. Ma olin vägivaldne. Ja ma ei suutnud seda uskuda. Ma mõtlesin, miks sa seda teed? See hakkas loogiline tunduma. Mina ja Junior. Läksime lõunas talle külla. No kõigepealt pidime tema juurde tagasi minema, sest me olime lahku läinud. Ja ma olin teel Arizonasse, et uut äri alustada, kuna ta oli vihane, et ma tema sünnipäeva maha magasin. Mis alguses oli? Ma jäin ilma. Ei saanud tema sünnipäevaks kasiinosse minna, sest kulutasin liiga palju raha. Robert Child on uurijatele mitmeid asju rääkinud. Ta väidab siis, et Anna võttis ravimit, millest ta sõltuvuses oli. Ja nii kui ma alustasin nende ravimitega, ma tahtsin sellest kohe loobuda. Mitte liiga kiiresti. Spetsialisti, nõuande. Nii et ma vaatasin kõiki neid videoid ja mõtlesin, et kui me teeme 4 nädalat 1,5 tabletiga, siis veel 2 nädalat võib-olla 1 tabletiga. Kas ta on nüüd 2 peal? Ei, ta ei võta. Ja, noh, mida sa tahad teha? Kas hakkad nüüd tegema? Noh, kui palju ta võttis siis? Mis ajal? Enne? Sa tahtsid teda võõrutada? Näiteks siis, kui ta oli haige. Kui ta oli haige. Tere. Ja, nii et kui sa räägid tema võõrutamisest. Sa võõrutad teda aeglaselt. Õige. Sest ma tegelikult hoolisin oma naisest muidugi. Ja hoolin siiani. Aga igatahes. Nii et ma lõpetasin tablettide võtmise. Ta ütles, et tal läheb hästi, aga tegelikult ei läinud. Kuidas sa läinud? Noh, ta ei liiga palju. Ja ma arvan, et tal oli ka narkootikumidega midagi lahti. Ja siis... Noh, see ilmselt avaldab negatiivset mõju, kui sa oled ravimite peal, kuna need tõenäoliselt ei toimi ka koos hästi. Kui ma teda esimest korda kohtasin, tarvitas ta metamfetamiini. Ja ma ütlesin talle, et sa pead selle lõpetama. Ja lõpeta iga nädalavahetusel joomine. Või tead, kus uks on. Tahad minuga koos olla. See on okei. See oli ultimaatum. Esimene aasta, kui me koos olime. See on õige ultimaatum. Jah, nii et ma arvasin, et kõik on korras. Aga tegelikult mitte. Ta võttis kõiki neid tablette. Ja ma ei märganud seda enne, kui ühel päeval alumise sahti avasin. Ma mõtlesin, et seal on mitu erinevat sorti tablette. Tead küll, ja kõike selle arsti poolt välja kirjutatud.
maha meid oma emast ja sõpradelt tead küll. Aga kas need olid apteegist pärit pudelites? Jah, suured pudelid. Neist. Aga igatahes... Nii, et Anna hoidis seda alati minures saladus. Ei tahtnud, et ma teaksin, et ta oli endiselt sõltuvuses. Ta suitsetas kanepit, jõi palju. Ma mõtlen... Mul oli poole gallonised pudelid garaažis 4 aastat. Pole kunagi avatud, eks. Aga kõik, mis majas oli, jõid ära. Harva jõin temaga koos. Tavaliselt on Merlot. Okay. Seda ka võib-olla 6 kuue jooksul õhtus ööbi ka. Seda lihtsalt ei meelda. Aga igatahes. Nii et... Kuna taipasin, et... Oli suhtele hukutas. Ja mul jumal. Nüüd on kõik täiesti loogiline. 21 aastat ja ta lihtsalt nagu unustas meie. Ja Anna, ma olin nagu... Ma ei tule ära. Mis see on? Aga ta ei tunnistanud, et narkootikum oli probleem. Ta ütles, et asi pole narkootikumis. Ma lõpetan selle võtmise nagu nii praegu. Noh, ta läks isegi hullemaks pärast seda. Küll ta selle lõpetas. Ja nad ütlevad, et toimumiseks kulub 6 kuud kuni aasta. Need ei õnnestunud. Kes paisad läksid hulluks? Nii et kogu mu raha kaob. Äri kukub läbi. Nüüd on meil mitmekordne probleem. Anna jaoks on suur stress, sest kõik on tema nimel. Ja ka mina tead, sest ma tahan ju edu saavutada, eks. Nii et meil on need kohta asjad ja meil on see asi. Ja siis tuleb Robert Childi paljastus selle kohta, mis tõenäoliselt on tema viha tuumaks. Anna oli kellegi teisega kohtunud. Ta kohtus telegadi tööl. Alles alustas tööd. Ka tõeline räpane tüüp. Ta näeb välja nagu metamfetamiini diiler. Ja mina ja Junior. Me leppisime ära, meil oli imeline seks. Ma mõtlen, see oli nii äge taas kokku saada pärast nädalast lahus. Ma tulen tagasi Arizonas. Järgmisel päeval ta ütleb, et te peame minema Maarja juurde. Ma maksan selle eest. Olgu läheb tööle, mina ja tema läheme sinna. Nüüd Junior küsib, kus ema on? Ta läks Jaavasse kohvi ostma. Eks? Mõtlesin, läheme sisse ja pallista teda ning räägi talle oma uuest töömesest. See oli tema esimene vestuseks. Ta on nii elevil. Me jõuame kohale ja näeme, kuidas tema käsi aknast välja ulatub ja ta suitsetab sigareti. Ja siis äkitselt ilmub kõrvalistelt välja mingi tüüp. Ja mu laps on, ütleb isa, kas me võiksime talle vahel peale lennata? Ma ütlesin, võib-olla me ei peaks seda tegema. Sest ma ei usalda ennast. Sa tead nagu mõtlen. Selma. Ei, tee kohe ära isa. Nii et me tegimegi. Sa lihtsalt pöörasid ümber ega kutsunud. Ei, me pöörasime ümber ja võtsime temaga ühendust. Nendega. Nii et ma läksin tema poolse akna juurde samal ajal, kui tema läks tagasi poodi. Ma küsisin, kas sul on midagi, mida sa pead mulle rääkima? Ja ta vaatas mind lihtsalt nagu kits, kes on auto tuledes. Ei, ma küsisin, oled sa kindel? Sest sa pole kunagi lasknud kellelgi oma autos istuda selle 21 aasta jooksul, mil ma sind tundnud olen. Ei, asi on lihtsalt selles, et ta on turvatöötaja ja me arutasime tema turvatöö üksikasja. Ta on Fred Meieri turvatöötaja. Jah, okei. See kestab hulda aega. Me püüame nad kinni. Umbes 6 erinevat korda. Me jälitame neid ühel ööl lihtsalt selleks, et teada saada, kuhu nad lähevad. Lähevad oma kohvriga Riviera Monterisse. Kus see on? See on Olümpias. Robert, keda kutsutakse Robiks, ütleb detektiividele, et Anna mõtles tema kohta asju välja. Nii et sa võid olla sellest välja päässunud ja mina... Igatahes see juhtus. See asi hullu.
Tead küll, esitas lähenemiskeelu avalduse. Kõik need valed. Isegi minu teismeline ilmus kohale ja ütles kohtunikule, et ma ei taha, et mu ema oleks kodus. Mis siis, kui ma ei taha, et mu ema oleks kodus? Kohtunik ütleb, et see. Su isa on majast väljas. Ja paneksid naise valedetektori testi tegema. Oleks seda kõike saanud vältida, sest ta poleks mind kunagi välja visanud. Olen nüüd juba kuid või mis iganes oma pikavis elanud. Ja mis juhtub lähenemiskeelu ajal? Ja kolib oma poissõbra. Sisei. Ja limonaadid. Me rääkisime Calebiga. Caleb. Marvin helistab mulle. Hei, mis värk on sellega? Selle veida välimusega tüübiga, kellega Anna koos on. Ta on see Anna tööd. Ja kui ta tööd täna tuleb, jookseb Anna talle vastu ja kallistab teda kõvasti. Ma arvan, et ma ei taha õel olla mees. Aga ma ei taha seda isegi kuulda. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Aga ma kuulsin seda ikkagi. Ma arvan, et Kalev helistas ja ütles, et tead, ta magab aknaga lahti. Lahti. Ja ta kuulis, kuidas nad seksasid. Ega voodis. Mõnelik, mis on ees? See oli nagu hoob kõhtumees. Nii, et mis see vestlus siis oli? Calebi ja Marloniga. See oli ilmselt 2 nädalat, 3 nädalat. Anna Child oli tegelikult taotlenud kaitsemäärust Rob Childi vastu ja määrus anti välja päev enne seda, kui šerifi asetäitjad ütlevad, et Rob tulistas teda ja Jasonit, kuigi Robert Childile polnud määrust veel kätte toimetatud. King 5 viitas kohtudokumentidele, milles Anna ütles, et Rob kohtles teda nagu omandit. Ta ütles, et kartis teda. Ja Anna kirjutas, et Rob ütles talle, et kui tema ei saa Annat, siis ei saa teda keegi. 8. märtsil 2 nädalat enne tulistamist postitas Rob Facebooki foto Annast ja tema pojast. 4 päeva hiljem, 12. märtsil, postitas Rob endast vannitoas selfie ja kommenteeris, et on murtud südamega, kuigi ta ei täpsustanud, mis selle südamevalu põhjustas. Veel üks foto Robi Facebookis detsembris 2025 näitab teda, relv rihmaga rinnal. Ma pidin kõike seda kuulma. Ma ei tahtnud seda uskuda, aga see oli tõsi. Lihtsalt selleks, et nad liiguvad. Naabrid ütlesid mulle, et Rauk valis kõik need asjad sisse päev pärast seda, kui ta esitas avalduse. Ma ei tea, kas ta tegelikult tegi seda, aga ma olen kindel, et ta tegi. See ütleb mulle seda. Jaa, nii. Nagu ütlesin, saatsin Maiki ja Ropi. Sinna üles, et Cooperi tagasi panna. Ja kui nad seal seda teevad, tuleb Anna välja ja ütleb, hei, ma loobusin lähenemiskeelust. Ütle oma isale, et ta võib tulla ja võtta ülejäänud oma vormid ja asjad. Ja et ma tegin selle ära hästi. Ja ma tulin ülesse. Ja siin see kõik juhtuski. Ma tulen üles. Ta on väljas ja ütleb. Mida sa siin teed? Ma mõtlesin, jumal küll. Ta just ütles poistele, et ma tuleksin neile vormidele järele. Igatahes, ma lähen majja. Ma avan ukse. Ta on ikka võtsi. Ja seal on mu jahipüss. Vahetumas. Ma ütlesin, kuule, sa ütlesid, et sa ei teadnud, kus see on. Ma olen seda otsinud. Ja ta ütleb, jah, ma lasen Jasonil seda kasutada. Ma ütlesin, ei, mitte. See maksis mulle $1100. See tuleb minu taskus. Ja ma haaran selleks. Kus on Jason? Ta ei ole siin. Sa oled kolad minema. Ma ütlesin, sul viga on mees. Eile sa ütlesid mulle, et ma seisan seal jahipüssiga. Eile sa ütlesid mulle, et ma võin siia tulla ja oma asjad ära võtta. Töötab, sa tead,
minema. Selge. Verisuks avane. Üles ja Jason ujub välja. Täpselt nii. Verisuks. Ta astub välisuksest sisse. Tere. Ja nüüd olen ma lihtsalt automaatrežiimis. Ja ma vaatan üle minna. Anna hoiab seda väikest püstolit, mille ta talle andis. Ja ta üritab mind sellega näkku tulistada ja... See ei lase, sest ohutuslukk on peal. Ja ta üritab relvad ette saada ja selle suunata eemale. Au. Ooti. Sa käid Aiteinis ostlemas. Mitu korda? See oli topetlask, sest päästik on nii tundlik. Nii et tema oli põrandal. Kus tema oli? Tema oli siin ukse juures ja tema oli siin. Nii et Rob Trout ütleb detektiividele, et ta tulistas Anna ja Jasonit enesekaitseks. Ta väidab, et Jason ilmus relvaga käes ja Anna kavatses teda näkku tulistada, kuid kaitseriiv oli peal. Detektiivid uurivad lugu põhjalikumalt, kuna Rob Child väidab, et ta võttis Anna relva ja viskas selle aknast välja. Nii et ma teen natuke tööd. Ei. See oli kruusateel. Kruusateel, jah. Juhi poole, aknast välja. Kaasseite poole. Okei. Kui kaugel pärast asfaldilt maha minekut on värav, mis pöördub? Sest asi on selles, et me ei taha, et mõni laps selle relva leiaks ja... Saaks aidata ise või teeks kellelegi teisele aidata. Jah, ma ei suutnud, ma olin paanikast. Ma ei suutnud isegi uskuda, mis just juhtus. Tegelikult ma ei saanud arugi, mis juhtus. Alles järgmise päeva. Keskendume sellele. Sa võtsid Anna relva ja viskasid selle aknast välja, kui tagasi kruusateel sõitsid. Aga Jason, ta ütles, et tal oli... I don't know. No? Miks ta ostis ühe? Ma ei ole seal väigas olnud. Ei, ma ei tea. Nii et lihtsalt teadmiseks, ma ei tea sellest juhtumist eriti midagi. Nii et ma tulen sinu juurde. Ta loo rääkida, nii et ma... Okei, sest ma olin selle pärast mures, kuna tal oli relv. Ja üks naabritest tuli majja, enne kui teie kohale jõudsite, kelle see oli hirmuta. Ja sa paremaks ellu ajast. Mulle õigid sa oled. Ma tõesti loodan, et sa ei tee midagi. Kas sa nägid, mis relv oli? Kas sa nägid värvi või midagi? Hõbedane või midagi? Ei, see juhtus kiiresti. Aga relv, milles on naine välja tõmmas. See oli nikeldatud. Kas sa tead, mis tüüpi relv see oli? Kas see oli väike? Kas see oli revolver või poolautomaat? Tavaliselt ta võtab 380 või 9 väike, sest tal on väikesed käed. Aga kas asi on selles? Aga tema ostis talle selle relva. On see, mida ma kuulsin, ma ei teadnudki seda. Nii et see nägi välja nagu Semo, sa võtsid selle temalt, kui sa sõitsid, kui sa seda käsitlesid, kui sa selle välja viskasid, aknast välja. Nii et see on salm ilmselgelt. Ei olnud selle kohta. Mitte revolver. See oli... Aga ma olin šokis. Ma pean selle ausana, muidugi. Ma isegi ei... Ma kurat tegin seda. See oli nagu ma oleksin ise endast väljas või midagi. See juhtus liiga kiiresti. Näed aru, mida ma mõtlen? Ja ma lihtsalt läksin mingisse kuradi režiimi. Nagu keegi tapamehtada. Ja mulle tundus, nagu nad plaanisid mind tappa. Sest miks ta muidu ütleks mulle, et ma sinna ülesse läheksin ja oma asjad võtaksin, kui ma olin lähenemiskeelu tühistanud. Ja lapsed räägivad, kuule seda nüüd ma võin selle saada.
ma lähen toon oma sõbrad, sest ma saaksin. Mis oli hästi? Ma tean seda. Rob Child ei olnud rahul lahkuminekuga oma naisest. Sa kuuled viha, aga tema oli temaga selgelt lõpetanud. Detektiivid jätkasid Rob Childilt küsimuste esitamist selle kohta, mis juhtus 24. märtsil, kui ta Anna koju tuli. Millal? Ja kes sisenes? Mina. Ma läksin esimesena sisse, ta oli minu taga ja kõik, aga okei. Ja siis sa ütlesid, et nägid, kuidas Jason sisse tuli. See oli pärast seda, kui ta mulle ütles. Ta ei olnud seal. Õige. Ja kus ta oli, kui ta sulle seda ütles? Seisis otse pesuruumi ees. Ja siis ta ütles sulle, et seda pole siin. Ja sa pead minema. Ja siis ta ütles, enne seda ütles ta, et lubas Jasonil kasutada minu haavlipüssi, aga ta valetas mulle. Ja see haavlipüss on minu oma. Ma maksin selle eest palju raha. Ja nii oligi see mul käes. Ma lihtsalt peksin selle seina peal. Ja sellel oli juba 10 lasuga saiu sees. Musta ei saanud seda. Ja veel... See peab kurat minema. Ma ütlesin, kas kogu Jason kohal. Ja tema on... Ei ole siin. I said, okay, whatever. So, what? Valetamine. Lähenemiskeeld. Kaitsemäärus. Ja see, et kolitasid oma poissõbra enda juurde ja hakkasid temaga magama. 3 päeva pärast seda, kui ta sai ajutise kaitsemääruse, oled sa juba temaga. Lihtsalt selleks, et raisata 21 aastat kuradima abielu. Ma ei kavatse seda teha. Ma mõtlesin, et see töö tuleb lihtsalt niimoodi sisse ja mina lihtsalt auh. Selle asemel. Kas ma küsin nii, et ma saaksin sellest parema pildi ette? Kui sa sinna jõuad, ma eeldan, et sa oled oma veoautos. Nii, et sa saad vorme ja muud kraavi peale laadida. See tähendab siis, et see on see Hornet. Ja siis, kui sa kohale jõudsid, kuhu sa parkisid? Ma veok oli minu sissesõidu teel. Nii, et ma pidin lihtsalt niimoodi peatuma. Okei, see viibki mu järgmise küsimuseni. Tal on siis oma sõiduk ja ta sõidab ise. Millega ta sõidab? Ma arvan, et ta sõidab musta Fordiga. Sellel on ajutised numbrimärgid küljes. Pikap või sõiduauto või pikap, nagu Ranger või F-150 või F-150 ma arvan. Ja mina olin oma sissesõidu teel sellest ajast peale. 3 päeva pärast ajutise korralduse kehtestamist. Nii, et sa jõuad kohale, näed, et tema auto on seal ja sa mõtled, kus Jason on, eks? Ja tema ütleb, et teda pole siin. Nii, et sa räägid temaga. Juba on see tuline lestus, sest see on suur asi, eks? Jah, see on mainus 28. Nii, et ma mõtlen, sul on selles palju emotsioone. Kui sa räägid, ma olen 5 minutit lootasendis. It's fine over. Või ta naeris minu üle. Ta saad aru, mida ma mõtlen? Naeris minu üle. Ja ma olen nagu, mis kurat sina oled? Ma ei tunne sind enam ära. Ja ma olin nagu... Igatahes ma sain sellega hakkama. Nii hästi kui suutsin, aga... But that day that I went in there and he tried to sabotage me there through the front door, she lied to me about him being there. On kohal olemine. Ja ma mõtlen, et mõlemad olid revastatud. Kas see polnud mitte lõks, et mind kõrvaldada? Aga sul polnud selle peale aega mõelda too hetkel. See oli lihtsalt rätslik nagu... Ma olen alati olnud väga tubli. Kas sa mäletad kõike, mida nägid, kui Jason esiuksest sisse tuli? Relv tuli esimesena sisse. Uks avanes umbes nii palju, kui tema pea sihikuga ühele joonele sattus. Ma lihtsalt ütlesin, pauh. Selle intervjuu jooksul on hetki, kus Rob Child räägib edasi ja paljastab detaile, mis tõesti näitavad tema emotsionaalset seisundit ja mõttemaailma. Ta suudab tegelikult mõelda sellele, milline inimene ta on. Aga teistel hetkedel näib ta peaaegu eitavat olukorra tõsidust, milles ta on.
Ma ei talu uriinilõhna. Kas ma saan täna tussi ära? Jah, loomulikult. Ausalt öeldes olen ma kurnatud. Ma ei peaks ilmselt üldse rääkima, sest ma võin mõned asjad segamini ajada. Miks me ei kohtuks siis, kui ma olen korralikult välja puhanud? Praegu on meie peamine mure see, kas metsas on mõni tulirelv, et keegi, mõni laps, teda üles ei korjaks. Ja meie tervis oli nii nagu juhtus ka minu. Ma olin hull. Ma olen sellest hullul painostusest. Ma arvan, et see hävitus mind. Ma olin selline nagu 8. klassi õpilane teeks. Nagu ma pole emotsionaalselt arenenud pärast 8. klassi selle tõttu. Ja ükski teine naine pole mulle kunagi sellist mõju avaldanud. See oli võimas. See oli tõesti võimas asi. Ja töötas alati. Mitte kunagi väljast. Et see oli hea küll, kui ma suren, siis ma vajan, et sa hoiaksid mind, kui ma lahkun. Nii ma ei tunne. Aga midagi sellist. Ja ta ütles, et ma lihtsalt ei tea. Ja siis ühel päeval ärkab ta üles ja vihkab mind. Näed, ja on aegu, kui Robbie lugu näib muutuvat. Nii et eile õhtul sa ütlesid, et võtsid haavlipüssi endaga kaasa. Ei, ma teed selle tagasiruumi, sinna veoautose. Mingi hetkel sa ütlesid, et viskasid selle veoautost välja. Ma ikkasin nii, aga mõtlesin, et mul on vaja natuke magada. Ma viskasin selle väikese püstoli minema. No, Jaap oli seisvähelus, kui ma viskasin selle kuradi haavlipüssi. Ma lihtsalt viskasin selle ja haarasin siis oma kohvi. Sinu kohve. 308 sees. See oli viipüssi võtis. Jah, ma hoian kallist. Kõvavõit, ei pehme. Nagu võrk, nagu nailonist või nagu... Või mingi muu, ma ei mäleta. See on tegelikult kamo. See on väikese kamo mustriga. Perfect! Veelgi lihtsam leida ja kokku siduda. Yeah. Robert Childile esitati süüdistus sissemurdmises ja 2 mõrvas. Ta on vanglas ja ootab kohtuprotsessi, kautsiooniks määrati $5 miljonit. Anna Matuste GoFundMe lehel kirjutas tema perekond, et ta oli imeline, rõõmsameelne, kaunis, lõbus, avatud, armastav ja hooliv ema, tütar, õde ja paljude sõber. Tema kogukond armastas ja jumaldas teda. Tema neratus ja neer olid nakkavad ning ta mõjutas tõeliselt iga ühe elu, kellega ta kohtus. Ene hing tõi igale poole, kuhu ta läks, valgust ja õnne ning tema puudumine jätab meie südamesse sügava tühimiku. Meie pere on tema ootamatu kaotuse pärast murtud. Praegu seisame silmitsi raske reaalsusega, et meil ei ole vahendeid tema krematsiooni, mälestus koosviibimise ega mõnede väikeste võlgade tasumiseks. Ene 2 poega koos ülejäänud perega soovivad tema mälestust austada nii, nagu ta väärib. Jason oli 3 lapse isa. Tema järele hüüdes kirjutas pere, et perekond oli tema jaoks kõik. Ta oli äärmiselt lojaalne ja kaitsev. Tal oli ka kirg autode ja mootorrataste vastu. Ene Childile ei püüdnud abi saada. Nagu ma mainisin, sai ta selle lähenemiskeelu. Abi on perevägivalla ohvritele saadaval ööpäevaringselt. Helista numbrile 1800 799 SAFE. Ja see ongi kõik selleks CrimeFixi episoodiks. Mina olen Anja Nettleevi. Suur aitäh, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.